Tere, head kuulajad ja tere, head vaatajad. Siin on taas kolm vaimulikku teie kas kõrvades või teie ees ja kõrvades. Igal juhul mitme meelega meid võimalik kuulata on ja vaadata. Lõhna vist veel ei edastata, nii et seda, mis meie tubades siin toimub, kus me oleme, see jääb saladuseks. Aga igal juhul hea meel taas tervitada siis Robert Punderit, Toomas Nigolat ja mina olen Jaak Aus. Tere, mehed! No tervist, jah. See, et lõhna ei saa edastada, on muidugi suur kaotus, sest minul on sel päeval, kui me saadet salvestame, puhkepäev ja olen kodus ja tütar teeb kooki siin lähedal. No, kadestame. Tervist! Nii, mis lõhn sul on siis, Robert, kui siin juba Toomas hakkas sellest rääkima? Mul pole mingeid erilisi lõhnu siin, nii et ei jää ükski vaataja ega kuulaja mitte millestki ilma. Ja mina olen ka koguduse meie küll diakoonia toas ja siin pean ka ütlema, et on täitsa selline koguduse maja lõhn, kui juba siin lõhnadest rääkimiseks läks. Meil on täna viimane saade sellel, kuidas ma ütlen siis, hooajal vist on niimoodi moodne ütelda. jah, sest hoog on ju olnud sees ja aeg on läinud ruttu. Jah, et me ikkagi teeme nüüd väikse pausi siin ka, vähemalt kindlasti ei ole me teie nii-öelda salvestamas saateid ei juulis ega augustis, vaid taas ilmselt septembris teie juurde tuleme ja terve selle hooaja me oleme kulgenud siis 10 käsu nii-öelda lainetel. Ja täna meil ei ole konkreetset teemat, vaid ongi nii-öelda siis, kuidas öeldakse, hooaja lõpusaade ja nii nagu ikka on kombeks nende hooaja lõpusaadetes teha, siis tehakse tagasivaateid nii-öelda möödunud hooajale. Ja ma küsiksin teie käest niimoodi, mehed, et te ei tea, mida ma küsin, aga nüüd saate teada, ehk siis te ei ole selleks saanud valmistuda ja vaatame, mis see esimene spontaanne mõte tuleb. Mida te ise õppisite möödunud aasta selle hooaja saadetest? Tuttav teema, 10 käsku olid meil põhiliselt laual, aga kas te ise ka midagi õppisite või mis kogemus teil on? Alustame nooremast mehest, Robert, ole hea. Ma ausalt öeldes muidugi ei mäleta, millest me enne 10 käsku rääkisime. Et vaata, kui ise räägid kogu aeg, siis ei ole aega kuulata nii palju. Et Ma mõtlen nüüd selle 10 käsu peale, sellele 10 hooajale. käsu peale just. Jah. Ma ei oska öelda nii, kas õppisime, aga pigem oli väga palju peegeldust nagu heas mõttes. Ja ma arvan, et võib-olla kõige nauditavamad olid need peegeldused, mis puudutavad vaimulikku elu või sellist nagu praktilisi asju. Et mul on väga palju meeles ikkagi, ütleme, tuleb meelde see, kui Jaak ikkagi ütles, et vot, et leerilastega rääkisin seda ja see oli leerilastega raske teema. Siis mõtlesin, ei, see küll raske ei olnud. Hoopis see teine oli palju raskem teema. Et võib-olla need olid nagu need kogemused, et ikka need Tallinna leerilapsed on pisut teistmoodi kui Põlva leerilapsed. Rumalamad. Ei, ühtedel on ühed asjad keerulised, teistele teised asjad, nii et võib-olla need on need, mis nagu ehk meelde jäid. Aga kuna on olnud selline isegi mitte siis dialoog, vaid triloog või, kuidas meil on siis triloog, kolmene kõne, et siis on olnud päris palju sellist, ma arvan, head peegeldamist. Toomas? ja ma arvan ka, et päris raske on kogu sellest asjast mingeid konkreetseid teemasid ette tuua. Et see 10 käsku tegelikult on ju läbi ratsutatud küllaltki pealispindselt, sest igast käsust võiks teha ju ka terve saatesarja, kui asja tõsiselt võtta. Ja seda ma kogen oma leeritundides ka, et alati ikkagi iga leeritund on alati isemoodi, et on teema küll sama, aga tulevad asjad välja uute tahkude alt või ikkagi midagi ju tuleb teha valikuid, mida võtta, mida jätta, et käsitleda ja raske on pärast nagu ütelda, et vaat seda või toda õppisid, aga alati on olnud huvitav ja inspireeriv ja teinekord ongi niimoodi, et needsamad asjad, mis on kord läbi mõeldud, tulevad õigel hetkel just uuesti pähe tagasi, kui on täpselt nende kord. Nii et ma arvan, et see ei ole kindlasti olnud maha visatud aeg. Ja kindlasti mitte, jah, ma loodan, et mitte ainult meie jaoks ei ole olnud maha visatud aega, ikka kuulajad on sellest midagi leidnud. Mina pean ütlema, et ma olen neid saadete tegemist nagu alati nautinud just selle tõttu, et nii nagu Robert ütles, et seda peegeldamist on olnud nagu mõnusalt palju ja
ja see, et milliste nurkade alt me saame asju vaadata, minu meelest on ja just nimelt ka asju seletada, siis minu meelest on see ainult üks väga suur pluss ja väga tore, et ma tegelikult noh, isegi ütleksin, et kohati on nagu kurb, et meid rohkem ei ole siin eetris, et võib-olla oleks nagu veelgi rohkemaid neid peegeldusi tulnud, aga siis ilmselt meil kõigil jääks puudu sellest jutu vestmise võimalusest, et kõik, kui kõik aja nii-öelda täis räägivad. aga minu jaoks on hästi inspireeriv olnud just nimelt ja ka see mõtestamine, kuidas ühel või teisel moel olete ka teie neid asju sisse toonud näidetena või ka siis ka viidetena, olgu ta siis mõne katekismuse paiga juurde meeldetuletuseks või pühakirjale või ka ütleme printsiibis, et nii mõnedki asjad on mind küll pannud alati pärast saadet nagu korraks mõtlema ja mis seal salata, ega ma olen teid ka tsiteerinud nii mõnigi kord mõnes leeritunnis, et öelnud, et vot õpetaja Toomas Nigala selles saates või õpetaja Robert Punderot selles meie saates selle käsu juures ütles midagi seda või käis välja mõne sellise mõtte. nii et väga tore aeg on olnud see 10 käsu aeg, kuigi mulle alguses tundus, et noh, see on ju nii läbikäidud teema. tahab keegi lisada? ma arvan, et tuleb olla tänulik selle eest, et on üldsegi aega mõelda oluliste asjade peale, nendest kõnelda, et ei ole kogu aeg ainult üks tormamine ja administreerimine ja tulekahjude kustutamine. et see, kui on ikkagi niisuguste fundamentaalsete küsimuste üle mõtisklemise aeg, see on tänapäeval meie ühiskonnas ikkagi pigem niisugune tõesti eriline ja tänuväärne asi. no nii, väga hea, aga ma lähen teise teema juurde ja mul on üks teema veel peale seda teemat olemas, mis ma tahaksin teiega rääkida, aga nüüd on see teema, suvi on kohe-kohe nii-öelda hoogu üles võtmas. mõtlesin, et küsin teie käest, et milline see teie suvi olema saab, Robert? mitu surnupüha sul on pidada või on sul peetud juba? ei ole veel, vara veel. aga minul on 3 surnupüha ainult. et ei olegi väga palju, aga laulatusi on ees, ristimisi on ees. ühes kohas üks eraleerikursus, teises kohas avalik leerikursus. 2 koguduse reisi. nii et kuhu te reisite? no ühe kogudusega reisime eksootilisse Järvamaale ja teise kogudusega pisut vähem eksootilisse Soome. Soomes on rohkem käidud kui Järvamaal. Ma pole Järvamaal nii palju käinudki. et selles mõttes on neid töid tegemisi palju, aga põgenen ka perega Eestist ära kuskil 3-4 päevaks, et siis ei saa ühtegi talitust. Võib-olla laeva peal tuleb muidugi mõni matus ette, aga üldiselt vast pääseb. aga tööd tegemist on küllaltki palju suvel, et eks see suvi, paljud inimesed ju puhkavad, siis on nagu rohkem aega kirikusse tulla. et mulle tundub, et suvi on küllaltki töine. kas seal Põlvas ja Rannus, kus sa teenid, et kas sina oled märganud seda ka, et suvel käibki inimesi nagu rohkem kirikus kui näiteks talvisel ajal? ja ikka käib jah, aga noh, seal on ka tihti praktilised põhjused, et need kirikud on talviti väga külmad, aga suvel on nagu juba praktika, kõik toetab seda kirikus käimist, aga ikka on rohkem jah, et pigem on elavnemist näha, aga muidugi ma mäletan, et kui ma kunagi näiteks linnas olin, Tartu Pauluses noortejuht või kantseleis töötasin, siis seal tihti suviti oli just ikkagi nagu vähem, et inimesed läksid maale. aga mulle tundub, et maal või väikelinnades pigem see suvi on see aktiivsem periood. ja ma just seda pidingi ütlema, et Kaarlis on küll juba näha, et suvi hakkab lähenema, et teenistusel osalejate arv on kindlasti jäänud väiksemaks selle tõttu, et inimesed ongi, kes juba kolinud või kolimas oma maakodudesse ja ise oma maakodu Nõval omades, siis ei ole ma seal küll väga tihti suvel vaatamas käinud, aga vähemasti inimeste kaudu olen kuulnud, et just nimelt suvised pühapäevad on ikkagi märksa rahvarohkemad ja seal on inimesi, kes võib-olla just nimelt talvel mitte ei ole käinud sellepärast, et nad ei tahaks, vaid nad ongi suveks kolinud maale. aga sinna Järvamaale teil on eestpalvekogudus või lähete lihtsalt? Eestpalvekogudus on jah, et Põlva Maarja koguduse eestpalvekogudus on siis Koeru kogudus. nii et Koeru lähme külla. Nüüd, kui see raadios saab välja öeldud, siis ei ole enam mingit pääsu.
et me tuleme igal juhul. Nii et lähme jah Eestpalve kogudusele külla, et eelmine aasta samamoodi tegime siis ekskursiooni just Eestpalve kogudusse. nii et ka selline võimalus näha teist kogudust, selle elu ja seda paikkonda ja kihelkonda. no nii, Toomas, sina oled meil muidugi suurema mastaabiga mees, sina ei esinda mitte ainult Pärnu Eliisabethi kogudust, vaid oled ka Pärnu praostkonna praost ja assessor ja ma saan aru, et sina juba homme, see tähendab, kui me täna salvestame, mis meil täna on, 9., et siis 10. juunil, ma ei tea, millal see saade eetrisse täpselt läheb, siis 10. juunil sina lähed lennukisse ja lähed Rooma. räägi natuke sellest, mis sa seal Roomas teed. ja ei lähe kõik puhkusele ju. ei lähe puhkusele, jah, kõik teed viivad Rooma ikka varem või hiljem. et esindan jah meie kirikut, siis Euroopa kirikute nii-öelda meediaspetsialistide, eriti just online meediaga tegelevate spetsialistide võrgustikus, mille nimi on küll päris arhailine ajast, kui internet oli veel selline nagu nišivärk, siis loodi Euroopa Kristlik Internetikonverents, et kuidas internetti kasutada kiriku töös ja selles vaimulikus kontekstis oli tollel ajal siis teemaks ja noh, tänapäeval jah, see on rohkem need uue aja tehnoloogiad, sotsiaalmeedia ja nüüd sellel korral siis ongi põhitähelepanu tehisaruga seotud küsimustele, et kuidas tehisaru kiriku jaoks paremini tööle panna ja kasutada seda selleks, et inimesi juhtida evangeeliumi juurde. Nii et selline koostöövõrgustik käib korra aastas koos. Eelmisel aastal oli meil Eestis võimalik seda seltskonda võõrustada ja tänavu siis jah, seal palavas Roomas. Ja kui sa küsid, et kuidas suvi läheb, siis minu jaoks see nüüd ongi niimoodi olnud, et see esimene poolaasta sellest aastast on olnud päris igasuguste reiside rohke ja teine poolaasta on selle võrra ikkagi meeldivalt rahulik, et saab loodetavasti olla kodumaal. nii et nüüd, kui see Rooma reis saab ka tehtud, siis saabki see esimene poolaasta oma käimistega kõik ühele poole ja ootan juba seda, et natukene oleks mahti oma koguduses asju toimetada rahulikult. no vot, see on väga, nii-öelda väga tegus suvi on siin meestel ees, kuigi üks ütles äsja lause, et on rahulikult, aga see rahulik ikkagi tähendab jah, et on teistmoodi tegevusi võib-olla kui talvisel ajal, rohkem liikumist, käimist, võib-olla laste ristimisi ja laulatusi selle võrra rohkem. Käib suve juurde, aga muidugi see, kui ta ka rääkisid, et on nagu erinev seltskond kirikus, siis meil Pärnus on ka seda tajuda ikkagi, et kuskil siin mai lõpus, juuni alguses juba liituvad inimesed, kes siis talvituvad kusagil mujal. meil on vähemasti üks perekond, kes talvitub Austraalias ja üks pere, kes talvitub Tallinnas. ja nüüd, kui on siis suvi saabumas, siis on nemad ka jõudnud nüüd Pärnusse ja kirikus on neid tore kohata, nii et teatud selline vahetus on ja mõned jällegi kaovad suveks ära, tulevad sügisel tagasi. nii et selline rahvaste rändamine ikkagi leiab aset. väga hea. mul vahepeal turgatas siin pähe mõte, et kui me eelmine kord küsisime seda, et milliseid küsimusi et kas on küsimusi, mida võiks meie käest küsida, siis ma pakkusin ka välja, et me viimases saates sellel hooajal võiksime mõningatele küsimustele püüda vastata. ja üks küsimus, mida ma teile esitan, siis see ei ole mitte minu välja mõeldud, vaid seda on üks kena inimene kirjutanud ja see küsimus on hästi lihtne. Kas 10 käsku ja on plaanis lähiajal ka üle vaadata, et neid käskusid kaasajastada, ümber sõnastada ja täpsustada? No nii, Robert, on meil see plaan? Meil kolmekesi ei ole ilmselt seda plaani. aga võiks, kuule, Robert. et ma arvan, et kuna siin on Toomas on konsistooriumi liige, siis ma arvan, et kirikuvalitsusel ka seda plaani pole, et see päevakorras pole lähiajal. aga no ütleme niimoodi, et ma selle küsimuse mõttes saan aru, et see on natuke sama küsimus ju piibli tõlkimisega. Et kas me tõlgime nagu mõtet või tõlgime sõna-sõnalt.
noh, mina olen nagu seda meelt, et ka 10 käsku või ka piiblitekstid, need oma selles ka teatud arhailisuses on ikkagi meie rahva tegelikult mõttes ja keeles ja kultuuris ja kõiges, et noh, see on sama hästi, et kas tõlkida, eks ju, Peetrus asemel Kalju, mis on ilus mehe nimi, või Peetrus, aga Peetrus on juba meil kogu selles meie nagu mõtteloos noh sees. Ehk siis noh, mina olen, ütleme pigem siis seda arvan, et tõlkida võiks pigem võimalikult lähedaselt sõna-sõnalt, aga seletada sinna juurde, et selleks meil ongi ju katekismus, et kõik muud asjad, mis seletavad seda 10 käsku. Et see on arusaadav, et sa ei himusta oma ligimese koda, naist, sulast, kariloomi, et noh, see ei ole võib-olla nii kontekstuaalne tänapäeval, aga küsimus on selle käsu noh, nagu mõttes. Ja ma arvan natuke nagu, et kõik peaks hästi selliseks nagu tohutult arusaadavaks tegema, et see ei ole ka nagu hea. Et tegelikult see, et me oskame nagu lugeda vana teksti ja leida sealt mõtet tänapäeva jaoks, see on väga, igati nagu vajalik ajuharjutus samamoodi, nii et noh, minu vastus oleks see, et ei, me ei kaasajasta teksti, aga me peame leidma, kuidas selle teksti mõte, sügavam, igavene mõte rakendub meie igapäevaühiskonnas ja elus. no nii, Toomas, kas Robert vastas ära või tahad sa täiendada? ja ma arvan, et selleks, et 10 käsku uuendada, peab olema selleks ikkagi vastav meelevald. Ja noh, me teame, kuidas läks sellel mehel, kellel viimati see meelevald oli ja ta ütles, et muistsele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa, aga mina ütlen teile. Ja tema löödi Jeruusalemma lähistel risti. Nii et ma arvan, et pärast seda ei ole ka kellelgi meist soovi hakata siin küll midagi uuendama selle koha pealt, aga tõesti see, mida Robert ütles, et tõlgendada loomulikult tuleb ja nii nagu me oleme ka püüdnud seda ka oma saadetes teha ikkagi, et ka siin meie kaasaja kontekstis tuua esile nende muistse aja käskude tähendusvarjundid ja see, et kuidas nad meie ajal võiksid rakenduda, et see on ikkagi kiriku ülesanne läbi aegade, et piibli teksti asetada oma kaasaja konteksti ja püüda aru saada, et mida siis Jumal meilt ootab ja kuidas me võiksime võimalikult hästi elada selle väljendi kõige paremas tähenduses. väga hea. Järgmine küsimus. Toomas saab esimese võimaluse vastamiseks. Miks on Eestis nii palju ateiste? Jumal seda teab. Aga eks see on muidugi küsimus ka, et kui palju neid siis tegelikult on, et minu meelest see protsent ei ole ju väga suur, kui vaadata rahvaloendusi ja neid uuringuid, et pigemini on igasuguseid paganaid ja rosolje usulisi või noh, kes nagu enda peas kõik asjad segavad kokku, et nii nagu Chesterton on öelnud, et kui inimesed loobuvad usust tõelisesse jumalasse, siis ei ole tulemus ju mitte see, et nad ei usu midagi, vaid see, et nad usuvad kõike ehk suhteliselt valimatult. Et noh, ateistid selle sõna õiges tähenduses on ikkagi need, kes on endale võtnud usulauseks, et jumalat ei ole ja seda kindlasti usuvad. Ja noh, see on usk nii nagu iga teinegi ja minu meelest neid väga palju ei ole ja noh, kui me siis küsime, et miks siis mõned inimesed ikkagi usuvad seda, et jumalat ei ole, siis mul on jäänud mulje, et enamasti on seal mingid psühholoogilised põhjused, et kas on siis mingid usuga seotud haiget saamised või trots kellegi või millegi vastu, olgu see siis mõni usuga seotud inimene või siis Jumala vastu mingi trots, kes ei täida ju sugugi alati kõiki inimeste soove. Et Jumal teadupärast erineb jõuluvanast siiski mitmel moel. Ja ma arvan, et seal on see üks osa, aga loomulikult on ka neid, kes on ateismini jõudnud ka mingite filosoofiliste ja maailmavaateliste arutelude tulemusena ja noh, see on ju nende vabadus ja õigus. Robert, tahad sa täiendada? no Eestis ei ole väga palju ateiste. Tegelikult ja tõesti, et ateiste, kui vaadata ka rahvaloenduse järgi, see protsent ei ole väga suur. Ja muidugi ma ei mäleta nüüd seda täpset protsenti, aga äkki see oli see elust, usust, usuldust uuring, mis näitas, et kas see oli äkki kolmandik või pooled Eesti ateistid näiteks uskusid, et puul on hing. Et ateism, mis peaks justkui tervet vaimset reaalsust eitama,
aga nad uskusid, et puul on hing, mis pigem näitab, et inimesed ei oska oma veendumusi või uskumusi sõnastada või klassifitseerida. Et eks see ateismi sõnastus pärineb Nõukogude ajast, see tähendab kiriku vastasust, sellise organiseeritud religiooni vastasust. Aga see, et meil oleks tõesti veendunud ateiste, noh, mina ka oma praktikas veendunud ateiste on ikka väga-väga vähe kohanud. Ja ma arvan, et neid on ka tegelikult ikkagi vähe, et kui rääkima hakata. Nii et küll, aga Eestis on selline tohuvabohu, et nagu meil öeldakse piibli alguses, et küll ei ole pimedus ja paljas, vaid tegelikult on väga selline suur segadus nendes usuasjades. Et aga tõesti ateiste Eestis, ma arvan, on ikkagi päris vähe. Jaa, sellega võib nõustuda, et ka siin kokkupuutes just nimelt leeritundides on see taas ikka ja jälle teemaks olnud, kus küsitakse või noh, kus tuleb see esile, et tegelikult on tegemist hästi palju noh, nii-öelda sünkretismiga ja teistpidi agnostikismiga, see tähendab, et inimesed ei ole lihtsalt mõtestanud endale seda, kas Jumal on või ei ole, või nad siis mõtestavad seda täpselt nii, nagu neile endale tundub nii-öelda sobilikum. Ja see on ka üks küsimus, mis tegelikult on leerilastelt nagu tulnud, et siin ma esitan teile veel siis ühe küsimuse ja sellele saab nüüd Robert ennem vastata, et sa kuula nüüd hästi hoolega. Küsimus on, kas see usk on tõde? Kas igaühel on oma tõde või on universaalne tõde? On mul valik? No nüüd on ka see küsimus, et nagu Pilatus küsinud, et mis on tõde. Et noh, kristlikus mõttes me usume ju, et tõde on eelkõige isik, mitte mingi printsiip, mitte mingi idee, vaid Kristus on tõde. Ja kui muidugi me võtame seda usus vastu ja usk eesti keeles on ju lähedalt seotud sõnaga usaldus, ehk siis seal jääb ikkagi valik, vastupidi, seal see valik on igal juhul olemas või see valiku koht, et mille Jumal ju inimesele jätab. Aga noh, küsimus, et kas igaühel on oma tõde, noh kindlasti ei ole, sellepärast et kui kõik on tõde, siis tõde ju polegi. Et tõde me ju eristame millestki, mis ei ole tõene. Et aga kristlikus mõttes tõesti, et ma arvan, et see on ju väga oluline vahe, et me ei vaidle ideedega, vaid Kristus on see tõde, kes on tulnud tooma meile tõde ja temas on nüüd meie vastused, ka paljud küsimused. aga see on minu arvates see oluline vahe. Toomas? Ja no ma arvan, et siin on ka, et kui küsitakse, kas igaühel on oma tõde või on universaalne, et siis on ju mõlemad, et mingites asjades tõesti on ju ka omad tõed, mis puudutavadki seda inimest ja tema elu ja tema valikuid ja asju. Aga loomulikult on ikkagi olemas reaalsus, mis ei sõltu sellest, mida me temast arvame. Vähemasti see on ju kristliku usu üks ikkagi eeldus, et maailm on olemas päriselt, et meie oleme olemas ja noh, see kõik viitab ikkagi sellele, et mingid asjad on mingit moodi, ükskõik siis, kuidas me nendest arvame. Ja kristlastena me muidugi usume, et Jumal on see kõige esmane reaalsus, kelle olemasolu ei sõltu meist ja meie arvamustest, vaid vastupidi, et meie sõltume tema arvamustest. Et kui tema meid ei tahaks, siis meid ei olekski. Nii et seda reaalsust ikkagi jah, meie asi ei ole välja mõelda, vaid tundma õppida. Ja mõnes mõttes see on ikkagi ka väga vabastav asi, et kui inimene jällegi usub, et ta peab kogu maailma ise kujundama ja hoidma oma õlgadel nagu üks atlas, et siis see inimene ei ole mõeldud sellise koorma kandmiseks. Et palju parem on ikka tundma õppida Jumalat, kes päriselt on ja kes ennast ilmutab inimkonnale ja tahab meiega hästi läbi saada. Aga sellega tegelikult on niimoodi, et see vabastamine, millest sa just äsja rääkisid, tegelikult tänasele inimesele väga sobib. Talle meeldiks tegelikult luua just nimelt, nagu me eelmise küsimuse puhul ka seal tõin selle sisse, meeldib luua see nii-öelda oma tõde, ehk siis see oma usk, oma religioon, oma arusaam, selline sünkretism, eks ole, mis siis tegelikult noh, nii-öelda inimesele pakubki seda vaimset rahuldust ja heaolu, et miks ma peaksin sellesse Jumalasse ja Jeesusesse uskuma ja kirikus käima, kui mul on võimalik luua see oma tõde. Noh, esiteks muidugi sellepärast,
et see, kui sa lihtsalt mõtled endale mingi asja välja, no ei ole ju päris. Noh, ta on mingis tähenduses võib-olla päris teatud maani sinu jaoks. Aga see on ikka nii, et noh, tänapäeval ju eriti, kus meil tehnoloogia võimaldab luua neid üsna realistlikke virtuaalreaalsusi ja küllaltki juba tõesti eristamatut päriselust või noh, vähemasti kui mitte praegu, siis lähitulevikus kindlasti on võimalik luua sellised masinad, mis suudavad inimesele luua ikkagi reaalsusest eristamatu aistingu paketi. Ja noh, siis ju eriti eetikatundides ikka oleme ka õpilastega arutanud selle üle, et kui paljud siis tegelikult oleksid valmis vahetama päris maailmas elamise mingi sellise virtuaalreaalsuse vastu, kus neil oleks küll hirmus hea olla, kõik suured naudingud oleksid tagatud, ainult et see ei oleks päris. Ja ikkagi minu meelest isegi lõpuks ma ei ole suutnud ühtegi õpilast tuvastada, kes lõpuni oleks öelnud, et aga tegelikult ma ikkagi tahakski sellises masinas oma elu elada, et inimeses ikkagi on see vaikslik igatsus millegi tõelise järele ja see on just see põhjus, miks me ka tahame ju õppida tundma seda Jumalat, kes tõeliselt on, mitte luua endale ise mingeid mängujumalaid. tahad sa, Robert, täiendada? jah, selles mõttes Toomasega päri, et see, et ma ise loon oma jumala religiooni, no selles mõttes täiesti siin Feuerbachiga nõus, kes ütles, et selline religioon, mitte kristlik religioon, on projektsioon, et me projitseerime, et Jumal, kes täidab kõik meie vajadused, soovid, kes vihkab täpselt neid inimesi, keda meie vihkame, et see Jumal on välja mõeldud Jumal. Aga eks see on üks tänapäeva moodsa inimese mure, et see nagu noh, moodne inimene on väga üksi, eriti selles tehnoloogilises maailmas. Et ega ju samamoodi mitte ainult Jumal, kes on ikkagi isik, ehk siis teine isik, kellega me saame kommunikeerida, suhelda, vaid ka teine inimene on tihti ikkagi kaugel meist ja me oleme nii omaenda mõtetes maailmas kinni, ka oma eksimustega üksi, et see on tegelikult üks selline nagu tragöödia, aga noh, õnn või kristlikus mõttes on ju seesama kas või kolmainuõpetus, mis räägib, et Jumalas endas peitub nagu kommunikatsioon või et seal on, eks ju, et selles peitub ja samamoodi Jumala ja inimese vaheline suhe ja inimese vaheline suhe, et see nagu teistele suunatud armastus on see, mis teeb meid õnnelikuks ja lõpuks, mis avab meid ka iseennast armastama. Aga mitte see, et kõigepealt armastame iseennast, täidame kõik oma vajadused, küll siis kuidagi nagu teised ja Jumal tuleb ka, et see tegelikult ei vii õnneni. No nii, Robert, aga sinisilmne erilaps küsib kohe jälle, küsib sinu käest praegu juurde. Aga kust me teame, et see usk, mida me usume, on õige usk? See on luteri usk, see ei olegi õigeusk, aga ja, ta ei mõelnud seda. see ei olegi õigeusk, aga jah. No siin jääb muidugi see koht üle, või see pool, et usk iseenesest on ikkagi mingi tasakaalupunkt ju ühel skaalal, kus ühes otsas on ratsionaalne pool, et kust me teame, no meil on ju apologeetika võimalik, et see, mis Kristus õpetas, elas, oli, tõusis surnuist üles, et see justkui tõendab, aga teine pool ususkaalal ongi veendumus. Ongi konkreetselt see, et me südamest tunneme või tunnetame ära, et see on meile oluline ja veendumus on midagi, mida ma arvan lõpuni ei saagi üks inimene teisele anda, vaid see on üks äratundmine, mis inimese sees tekib. Ja noh, kristlikus keeles on siis see püha vaimu and, see usk tegelikult. Nii et ega see vastus ongi see, et mida Jeesus ütleb, et otsige te leiate, paluge teile antakse, koputage teile avatakse. Et kui me oleme need otsijad, siis Kristus on tõotanud, et me saame olla ka leidjad. Tahad sa, Toomas, täiendada kindlasti, ma saan aru. Ja ma arvan ka, et siin on nagu mitu teed, et üks tee on tõesti kasutada oma raatsiot, tutvuda kõiksuguste tõenditega, mida on võimalik tuvastada ja püüda selle varal jõuda arusaamiseni sellest, mis on siis päris ja mis mitte. Aga tõesti see kristlikus mõttes usk, see usaldus Jumala vastu, see äratundmine, et Jeesus on Kristus ja kõik see muu, et see on tõesti püha vaimu and ja seda tulebki paluda ja noh, kui inimene on selle usutee alguses ja ta veel ei tea väga palju, siis ta võib ju paluda
tõesti selliste üsna lihtsate sõnadega, et Jumal, kui sa oled olemas, siis anna mulle nüüd arusaamist ja kui ta siiralt palub seda, siis Jumal ka aitab teda. Et kes siiralt otsib tõde, otsib Kristust ja Kristus otsib seda inimest ja annab ennast talle leida, kui inimene ei karda lasta ennast leida. no vot, kuule, te ikka lasete neid džinne siin pudelist välja, nii et üks naiivne leerilaps minu suu läbi saab täna jälle küsida või küsida mitte jälle, vaid sellest tulenevalt kohe järgmise küsimuse Toomasele. Kas Jumalal, kas Jumal päriselt aitab, kui abi on vaja? Muidugi, aga jällegi tuleb pidada silmas, et Jumal ei ole jõuluvana. Et, et vahest jah, inimesed mõtlevad, et Jumala põhiline funktsioon on aidata raskustesse sattunud inimesi, et ta on nagu päästeamet või midagi sellist. ta on ju päästja. Ja ta on päästja küll, jah, just nimelt, jah. Aga siiski tuleb nagu panna asjad paika, et esiteks, eks ole, et muidugi meie oleme olemas sellepärast, et Jumal meid tahab, mitte Jumal ei ole olemas selleks, et meie elu natukene mugavamaks või turvalisemaks muuta. Ja ta ei ole meie palgal kuidagi. Nii et need ootused tuleb nagu panna ikkagi paika ja teiseks on muidugi selge see, et Jumal tegutseb pikast või nii-öelda suurest plaanist lähtudes. Et nii nagu hea lapsevanem ikkagi annab lapsele seda, mida lapsel vaja on, mitte seda, mida laps tahab. Või noh, mina olen mõnikord ka jutlustes näiteks toonud ikkagi oma suhet oma koertega. Meie peres on 2 koera ja ikkagi päris tihti on see, et nad tahavad asju, mis tegelikult ei ole neile head. Ja mina peremehena siis püüan ikkagi anda neile seda, mida nad tegelikult vajavad. Ja teinekord on ka mingeid asju, mida ma ei saa neile kohe anda, sellepärast et on mingisugused muud põhjused, mingid asjad on teiste asjadega seotud ja ma ütlengi, et oota, iga asi omal ajal, küll see tuleb, nemad vaatavad mõistmatu näoga otsa ja pahandavad, et ei, aga ma tahan ju saada seda või toda asja või ma tahan minna sinna või tänna või teha seda või toda. Nii et ma olen küll päris tihti tabanud ennast ka mõtted, et küllap meie ja Jumala vahel on üsna samamoodi, et me tahame kohe saada igasuguseid asju, noh, isegi see kohe võib olla mitte nagu hetkede, võib-olla päevade, nädalate, kuude, võib-olla aastate asi. Aga Jumal näeb, kuidas asjad on omavahel seotud, mis millekski tegelikult hea on, mis kuhugi välja viib. Ja küllap tema ikkagi annab inimesele jah, seda, mida inimene vajab just siis, kui on selleks õige hetk. No nii, Robert, tahad sa lisada midagi? Kuidas sinul, Jumal annab kohe, kui palud? Oleneb mida. Mõnda asja annab küll kohe. Aga noh, tõesti tõsi on see, et ega me ju ei tea, millist abi me vajame. Samamoodi ise, et me arvame, et me tahame seda või me vajame just seda praegu, aga me ei pruugi seda vajada. Et kui Jumal on hea ja armastav isa, siis on loomulik, et ta annab meile seda, mida me vajame, mitte alati seda, mida me palume. Et kui isa annaks alati lapsele kommi, no paha oleks. Lapsel oleks paha, aga lõpuks väga paha oleks. Et ehk siis noh, see on jälle see usalduse koht, nii et jah. Minu meelest Tartu Pauluse kogudusel vist kunagi üks armas õde väga ilusasti ütles, et ta 30 aastat palvetas, et tema mees saaks usklikuks ja Jumal kohe kuulis. Et see võib minna küll. see võib tõesti niimoodi olla. No nii, aga tegelikult on, et mul siin mõned küsimused oleks veel, aga ma vaatan seda, et need on juba kas natukene liiga spetsiifilised ja mitmest teemast me oleme tegelikult ka rääkinud. Aga seda teemat, nagu mis meil täna siin välja tuli kokku võtta, siis kui me alustasime juttu sellega, et Toomas siin läheb eeloleval nii-öelda homme Rooma, siis minu käest on ka küsitud, need, kes teavad, siis ma väga armastan ka ise Roomat ja Roomas käia ja üks põhjus, miks mul meeldib seal käia, on see, mis meie jutust ka tegelikult välja tuli, on see, et minu jaoks vot Rooma on see koht, kus saab päris tõeliseks kõik see, mida ma usun. Just nimelt ta kuidagi muutub kättesaadavaks või väga konkreetseks. Võib-olla Rooma seetõttu, et ma ei ole ise Iisraelis ja Jeruusalemmas käinud, kus võib-olla võiks sedasama tunnet nagu kogeda või Petlemmas või teistes paikades, kus issand on kõndinud.
aga minu esimene kogemus oli just see, et kui ma läksin Rooma ja läksin sinna Püha Peetruse katedraali ja läksin sinna, noh, väga lähedale ju sellele Peetruse hauale ei saa, aga seal kuidagi muutub see nagu nii reaalseks. ehk siis, et tegelikult mõtledki, et siit võib-olla kümmekonna, noh, võib-olla mõni meeter rohkem, meetri kaugusel pikutab mees, kes on tegelikult olnud koos Jeesusega ja kes on olnud esimeste koguduste rajaja, kes on saanud ka nelipühi sündmuse kogemuse ja nüüd on ta tegelikult nüüd ja praegu siin, nüüd siinsamas, noh, ütleme mitte küll käega katsutavas ulatuses, aga põhimõtteliselt nõnda lähedal. ja samuti ka mitmeid teisi paiku, mis ju Roomas, kui külastada, siis seal võib ikkagi tunda ja tajuda seda, et nii mitmedki esemed, asjad, midagi sellist, mis on ikkagi nagu, kuidas ma ütlen, kõlab imelikult, aga mis on päriselt päris. ja see on see, mis nagu sellist head kinnitust annab. nii et siinkohal siis saab Toomasele öelda, võib-olla kuulajad-vaatajad juba saavad tõdeda, et juba tagantjärgi, aga igatahes täna me saame sulle soovida head reisi ja head rändamist. kas sina, Robert, oled Roomas käinud, ei ole? olen. No nii, mis sulle seal nagu siis noh, nagu puudutas sind? käisid No samm-? ma muidugi olin siis 10-aastane äkki, et Aa, aga puudutas ikka, aga muidugi noh, mind see selles mõttes sinuga päri, et see, et ajalugu saab elavaks, et see on küll üks asi, mis seostub selle koha ja paigaga. aga ma ei olnud jah, siis võib-olla veel nii suur, ütleme, kristluse ajaloo ja kiriku huviline, aga midagi ikka. jah. No nii, head kuulajad ja head vaatajad, ma siinkohal hakkan meie saadet kokku võtma ja tahame kindlasti kõik üheskoos soovida teile ilusat suve ja ükskõik, mis teil ka ette ei tule, olgu ta siis mõned reisid, rännakud, külastused, siis kui teil ikkagi võimalus on, siis käige nendes paikades, kus on ka kirikud kirikutes, vaadake sinna sisse, lugege muideks teadete tahvleid, need on alati minu meelest väga tore lugeda, sest sealt saab nii palju teada sellest koguduse elust, olust, tegemisest, toimetamisest. et külastage kirikuid, külastage kogudusi, vaadake, mis tehakse ja kindlasti selle kõige juures igasse kirikusse sisse astudes pange ka käed kokku ja tänage Jumalat selle imelise armu ja helduse eest, millega ta meie peale igal päeval vaatab ja see mõte hoidku ja kandkugi teid, et olgem tänulikud loojale selle hoidmise eest ja meie saame olla tänulikud, et oleme võinud seda saadet läbi selle hooaja teha ja juba öelda teile, head kuulajad-vaatajad, et kuulmiseni ja vaatamiseni siis juba uuel hooajal ja mis siis saavad teemad olemaks. eks meil on aega selle peale mõelda, nii et saate mehed veel öelda omalt poolt omad soovid kõigile kuulajatele-vaatajatele. Toomas. meil suvi ilmselt kulubki sellele, et mõelda, millest me sügisel rääkima hakkame. aga igal juhul õnnistust kõikidele tõesti. õnnistust ka minu poolt ja muidugi siis raadio või video teel kohtume me sügisel meiega, nii et ärge meid ära unustage. no nii, kõike head.